Tervist! 23. augustil 1989. aastal rivistusid Baltimaade rahvad üle 600 kilomeetri pikkuseks Tallinna, Riiat ja Vilniust ühendanud katkematuks inimketiks. Balti ketist võttis osa ligikaudu 2 miljonit inimest ehk umbes 25% Eesti, Läti ja Leedu tolleaegsest elanikkonnast. Balti kett oli ajastatud Molotovi-Ribbentropi pakti allakirjutamise 50. aastapäevale. NSV Liit eitas aastakümneid pakti salaprotokollide olemasolu, kuigi need olid Nürnbergi kohtuprotsessidel avalikuks tulnud. Nõukogude propaganda väitis ka, et okupatsiooni pole olnud ja 3 Balti riiki ühinesid vabatahtlikult Nõukogude Liiduga. Balti kett demonstreeris Nõukogude Liidule ja kogu maailmale Eesti, Läti ja Leedu rahva vabadustahet, solidaarsust ja otsustavust võidelda kätte kaotatud iseseisvust. See äratas maailmas suurt tähelepanu ja aitas kaasa ka Balti riikide vabanemispüüdluste teadvustamisele. Balti keti algatasid ja korraldasid Leedu Sajudis, Läti Tautas Fronte ja Eesti Rahvarinne. Eestis aitas organiseerimisel oluliselt kaasa Eesti Muinsuskaitse Selts. Ametlik otsus inimketi korraldamiseks võeti vastu Pärnus 15. juulil 1989. aastal Eesti, Läti ja Leedu rahvarinnete koordinatsiooniorgani Balti Nõukogu esimesel koosolekul. Inimketi sõnumi otsingul otsustati jääda sõna vabadus, Lätis priviba ja Leedus laisve juurde ja aktsiooni nimetuseks määrata Balti tee. 24. detsembril 1989. aastal oli NSV Liidu rahvasaadikute kongress sunnitud tunnistama Molotov-Ribbentropi pakti ja selle juurde kuulunud salaprotokollid allakirjutamise hetkest kehtetuks ja õigustühiseks. 13. jaanuaril 1991. aastal leidis aset Vilniuse veresaun, mil Leedu iseseisvuslased kaitsesid Vilniuse teletorni ning neid ründas Nõukogude Liidu sõjaväe ja NSV Liidu riikliku julgeolekukomitee eriüksus Alfa. Nõukogude sõjaväelased tapsid 14 ja haavasid üle 1000 leedulase. Sarnased sündmused toimusid samal ajal ka teistes Leedu linnades, Alytuses, Šiauliais, Varenas ja Kaunases, nagu ka nädal hiljem 20. jaanuaril Riias, kus ohvrid olid 2 teleoperaatorit. 3. märtsil 1991. aastal toimus referendum Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise küsimuses. Poolt hääletas 737 964 osalenut. 1990. aastani oligi Gorbatšov üpris selgelt radikaalse demokraatia ja majandusliku vabaduse poole liikunud, kuid siis taipas ka tema, et see võib riigi hävitada. Majandus oli üha enam kokku kukkumas ja suur osa inimestest oli kaotanud usu Nõukogude võimu. Enamikus liidu vabariikides, eriti Eestis, Lätis ja Leedus, hakati nõudma täielikku iseseisvust ning 1990. aastal oli Leedu ka end sõltumatuks kuulutanud. Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi ülemnõukogu esimeheks valiti radikaalne reformaator Boriss Jeltsin, kes nõudis turumajanduslike ja demokraatlike reformide jätkamist. Kuid Gorbatšov oli juba teist meelt ja otsustas üha enam toetuda vanameelsetele jõududele, lootes seeläbi Nõukogude Liidu säilitada. Nii olidki tema lähikonnaga liitunud ministrite nõukogu esimees Valentin Pavlov, asepresident Gennadi Janajev ja siseminister Boriss Pugo, kes kõik asusid perestroika suhtes kriitilistele positsioonidele. 1991. aasta keskpaigaks otsustas Gorbatšov siiski sõlmida liidu hoopis Jeltsiniga ja lootis, et reformid suudavad riigi päästa. 19. augustil oli Gorbatšov Musta mere ääres puhkamas, kui kella 5 paiku õhtul sisenesid tema suvilasse mõned vanameelsed kommunistid, kes tahtsid teda sundida võimust loobuma Janajevi kasuks. Gorbatšov keeldus ja ta suleti korruaresti. Seejärel väitsid riigipöördajad avalikkusele, et Gorbatšov on haigestunud ega saavad oma presidendi kohuseid täita. Tema asemele asus asepresident Janajev. 19. augusti hommikuks oldi valmis võimu haarama Moskvas. 20. augustil hakkas Tallinna poole liikuma umbes 12 kilomeetri pikkune Pihkva dessantiviis. Vabatahtlikud asusid julgestama Toompead ning raadio- ja telemaja. Rahvarinne korraldas Vabaduse väljakul miitingu, kus nõuti Eestile iseseisvust. 10. augustil kell 23.02 oli 105 liikmelisest Eesti Vabariigi Ülemnõukogust kohal 70 rahvasaadikut ja otsuse Eesti riikliku iseseisvuse poolt
hääletas 69, vastu ega erapooletuid ei olnud. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse kinnitas haamrilöögi Ülenurgis. Tallinna teletorni sidekeskuse ruumi olid mehed varunud piisavalt toitu ja vett. Torni kaitsjal oli peale selle veel selge pilt Moskvas toimuvast, sest kogu tele- ja raadioinfo läks maailma just Tallinna teletornist. Kella 4 ajal öösel sõideti väravad maha ning sõdurid tungisid otse läbi teise korruse klaasvitraaži. Vastumanu kohtamata tormasid sõdurid 22. korrusele. Laigulises mundris mehed jõudsid lõdustades trepist üles umbes 20 minutiga. Teletorni kaitsjateks osutusid 4 relvastatud meest. Need olid politseinikud Jüri Joost ja Peeter Mill, tehnikamees Jaanus Kokk ja kodukaitsja Uno Kaseveli. Kuna teletornis on ka liftid, siis need suleti lihtsalt tikodoosiga. Mehed konutasid kitsas ruumis 21. augusti õhtuni. Alles valitsusjuht Edgar Savisaare läbirääkimised sõjaväelastega ja selgitus, et Moskvas on riigipööre läbi, sundisid Pihkva mehi lõpuks taanduma. Tollase politseireservi ülem Enn Kask pääses koos dessantväelasest saatjaga lõpuks 22. korrusele. Taaskord ütlen, et kui te tahate, et teen millegist video, siis palun öelge mulle. Kohtume peagi, nägemist!